Oled ehk kunagi mõelnud, kas piloodid saaksid lennuki autopiloodile lülitada ja ise kohvipausile minna? Autopiloot on tööriist, mis tähendab, et autopiloot ei juhi lennukit, vaid piloot juhib lennukit läbi autopiloodi. Toon siinkohal võrdluse auto püsikiirushoidjaga, mis aitab sul hoida püsivat kiirust, kuid sina pead endiselt keskenduma sõitmisele, jälgima ümbruskonda ning vajadusel sekkuma. Sama kehtib ka autopiloodi kohta. Autopilooti kasutatakse üldiselt lennu vähem kriitilistes osades ehk peale õhkutõusu alates ohutule kõrgusele jõudmisest ning kuni lähenemise lõppfaasini, kus piloot lülitab tavaliselt autopiloodi välja ning maandub käsitsi. Autopiloot lülitatakse enamasti välja ka hädaolukordades. Keerukates ilmastikutingimustes, kus rajaga visuaalset kontakti ei saavutata, kasutatakse ka autopiloodi auto-land funktsiooni, mis tähendab, et lennuk maandub ise ning piloot jälgib näidikuid ning vajadusel katkestab lähenemise. Autopiloot ei suuda ruleerida terminalist rajale ega peale maandumist tagasi terminali. Ka seda teeb piloot. Autopiloot koosneb lennuki asendit juhtivast peaarvutist ning automaatsest gaasisüsteemist. Kuigi autopiloot saab andmeid erinevatelt anduritelt üle kogu lennuki kere, teab täpselt lennuki asukohta, kõrgust ja kiirust, siis selle kasutamise üle otsustab siiski piloot. Kui ka sina tahad erinevate õhusõidukite toimimisest rohkem teada saada, siis ootan sind Eesti Lennuakadeemiasse.